Tere! Säästurotid on läinud laisaks, sellepärast, et kui me muidu olime alati vähemalt 2 tundi enne, vanasti isegi 3 tundi enne lennujaamast, siis täna on kell 10.07 ja 11.40 on juba lennuaeg, ehk siis niput-naput 1,5 tundi oleme enne tulnud kohale põhimõtteliselt. Ja vaatame nüüd siis kähku omale kõrvaklapid, sest et Go3-st on filmid alla tiritud ja tegelikult vist natukene huvitab teid, kuhu me läheme ka. Me läheme jälle Aafrikasse. Me läheme jälle seda mandrit avastama, kus on riigi hirmus palju ja mida on kõige raskem või keerulisem avastada. Ja seekord siis Maroko ja Marrakech on meil ees ootamas ja põnev saab igatahes. Hakkame jõudma Inglismaale Lutoni lennujaama ja pull on see, et lend siis hilines hirmsat moodi mingi tund aega ei saanud minema kuidagi ja siis kui oli tunne, et nüüd hakkame minema, siis hakati tiivakesi loputama ja tupsutama ja sulatama ja ühesõnaga oleme täiega graafikust maas. Meil on ümberistumiseks aega prognoosi järgis umbes 45 minutit, mille seas tuleb teha siis ka lennuki uksed lahti ja mille seas peame me tõenäoliselt läbima ka siis uuesti turvakontrolli, nii et aega meil eriti ei ole, aga ütleme siis nii, et stewardessid on meie poolt, ehk siis nad lubasid meid kohe siit tagant võimalikult kähku välja lasta ja loodame, et me jõuame järgmisele lennule. Lend on olnud väga mõnus, Wizz Air siiamaale pole pidanud pettuma, kõik on titi-miti. Soojendatud siis meie lennu väljumine hilines üle tunni aja. Maha saamine oli ka paras kamarjura. Ja kuna on tegu igati pidi kolmandate riikidega nii-öelda kopsuhaige, siis me pidime kõigepealt käima passikontrollis, siis minema nii-öelda lennujaama alast välja, minema uuesti siis turvakontrolli ja seal loomulikult minule tehti siis terve keha skännimine, tehti igasuguseid teste, kott lükati kõrvale, isegi pulk, deodorant oli järsku vedelik ja nii edasi. Kõik tuli selle ümber pakkida ja möllata ja siis lasti kogu kott uuesti läbi kontrollis sealt ja lõpuks saime asjad kätte ja tulime igavese jooksuga. Ma ei tea, mis maa, aga ühesõnaga meie geidi sulgemiseni on 10-15 minti, nii et meil on õige koha peal õiges järjekorras ja saame peale ja on lootust jõuda õigesse kohta. Kuna lennujaamas üheks kampsuks aega ei olnud, siis peame sööma restoranis 10 000 meetri kõrgusel ja tellisime siis sellised kanakrapid, mis on väga suured, rasked ja lõhnab nii hästi. Nägi ta siis pakendis välja selline ja ma arvan, et see on täitsa korralik kõhutäis. Siis on tulemas meile veel üks pizzalõik ja siis natuke mingisugust chipsi ja jooki ja sellepärast, et enamasti on nii, et kui sa ostad 4,50 eest siis sellise suure rapi, siis nagu meal deal on nii, et sa paned nagu 2 eurot juurde, siis see sisaldab jooki ja siis veel mingid snäkid, näiteks Pringlesid või mingid küpsised või krõpsud või midagi sellist. Nii et nüüd pole muud kui pista kusti, kõik on klipid. Tere tulemast, uus riik Maroko keset kaunist Aafrikat. Ja esimesed väikesed niisugused segadused ikka, ehk siis meie majutusasutuse inimene on meile vahepeal kirjutanud, et palun, siin on WhatsAppi number, sa võid sinna poole ka näidata, palju huvitav, et siin on WhatsAppi number ja olge head, helistage mu õele, rääkige taga palun prantsuse või araabia keeles ja leppige kokku, kuidas te saate majutusse. Aga lihtsalt see väike asi, et ei räägi kumbagi
nii et me läheme siis praegu seda teed, et me püüame lihtsalt haarata ühe takso ja leida üles oma majutuse ja igaks juhuks loeme siit ka kõik nimed üle, et meie nime kuskil keegi ootamas ei oleks. Ja ilm on mõnus, kui ilus on, kõik on ilus ja pimedaks läheb ülijärsku, kui maandusime, siis oli ikka päris päev ja nüüd on ikka juba päris pime ja kõik on siin sõbralik, et nagu prantsuse keel saab kindlasti probleemiks olema ja vaatame, kuidas me selle takso saame. Neti saime, see on hea, ehk siis kohe lennujaamast kästi ära osta 10 eurot, 10 giga, 10 päeva ja see täitsa õnnestus, sularahas kohe pandi leti alla ja läks minna. Nii et meil on nüüd vähemalt internet, aga hakkame avastama. Liiklus on hullumeelne, igal sammul peab vaatama, et ise alla ei jää. Siin just panid mingid autod kõrraki kokku. Katsume elusalt üle saada. Jupid jäid tänavale, juhid natuke lõugasid üksteise peale akna kaudu ja läheb edasi. Maroko täies hiilguses ja päris hullumeelses liikluses siin. Püüame leida taksot, mis meid tühjaks ei varasta, sellepärast, et kui ma küsisin lennujaamas ametliku kohaliku kollase taksojuhi käest, kas teil taksomeeter on, sai ta vihaseks ja ütles, et ei ole. 100 eurot ja viin teid kuhu tahate ja trampis vihaselt minema. Ei olnud ka teisel taksojuhil taksomeetrit ja nii siis hakkasime meie lihtsalt rahulikult jala tulema ja vaatame, kas kaubanduskeskuse juures leiame mõne muu takso. Ja huvitaval kombel pidid olema nii, et need taksod, mis on nii-öelda ametlikud, kohalikud taksod, need on kõige suuremad röövlid ja paras maafia. Selline väike pood on siin. Kaubad on laes ja läksin üles. Tere hommikul. Esimene päev Marrakechis täiega käimas on. Kuidas on, poja? Hästi on. Tegelikult on hästi, jumala lahe, jumala mõnus. Mina olen täiega rahul. Hinnad on soodsad, inimesed on sõbralikud, nad küll ei räägi meiega ühtegi sarnast keelt, ainult prantsuse keel on see, millega siin läbi lööb. Aga üldiselt on timm ja raha on siis nii, et 1:11 on suhe, ehk siis dirham maksab siin ja 1 euro eest saab 11 dirhamit. Ja kui me nii võtame, siis näiteks pizza margarita on 25 dirhamit, mis tähendab siis gramm üle 2 euro, ehk siis hinnad on väga normaalsed. Ja mis meil siin veel oli, näiteks friikat kananagitsatega maksab siis alla 2 euro, see on super. Ja tõesti, hoolimata sellest, et inimestega sama keelt me ei räägi, siis ollakse väga abivalmid, isegi kui nad ei räägi sinuga sama keelt, võtavad nad oma äppi taskust välja, räägivad oma äpile jutud ära, äpp tõlgib sulle inglise keelde, mis ta sulle öelda tahab ja me oleme väga hästi selles mõttes hakkama saanud ja ei ole nagu tundnud, et me oleme nüüd mingisugune objekt siin või mingi selline midagi plastikat. Nii, kõht sai täis, tõesti, kõik on väga hästi, mis siis, et osad asjad natuke said teistsugused, kui me küsisime. Ilgelt odav on, ehk siis mis me siin ära sõime, pizza, siis me sõime selle salati, friikat, paniinid ja see kõik on 78 kohalikku, mis tähendab seda, et 7 eurot ja 10 senti terve pere lõuna. Thank you! Ja muidugi me jätame onule natukene tippi ka. Võt nii, kimame edasi, valvuse aeg on, tuleb minna. Tiimärgil käivad või? Liiklus on hullumeelne ja odav, jumala äge on. Ma olen ülirahul, aga jah, et tõesti, kui on vaja tänavat ületada, siis see, kui autodel on punane tuli, tähendab vist seda, et tuleb gaasi anda kõvemini. Ehk siis siin võid jääda nii auto
mootorratta, hobuse kui eesli alla, siin on kõik võimalused olemas. Aga no siiani meie pere on väga rahul ja kui sa saad ikka terve perega süüa jõhtra lõuna 7 euro eest, siis meie oleme paradiisis. Ja nüüd me läheme otsime siis ühte kohalikku turgu, mida me eile siit Vilksti mööda jalutades nägime ja sealt tahaks siis natuke pusa peale võtta, sellepärast et ikkagi varjus on jahe. Oota. Ja mida Eesti mul hakkab kutama nagu olekski tipus. Take away tankla. Kui tahad, sõida sinna, kus sul vaja on. Ja see läheb välja nagu Leidsime üles eile õhtul hilja nähtud sellise Turutänava. Ja kohalik kaup on ilgelt odav. Ütleme nii, et mingi Nike'i jope, no loomulikult need ei ole originaalid. Saab osta umbes 15 euroga. Mingid ägedad kostüümid, 7-8 eurot. Väga lahe. Ja teie särgist võiks ka siis umbes 2-3 eurot siin olema, aga tutvume kohe lähemalt, vaatame, mis siin põnevat pakutakse. No mis suga tehakse? On põnev. Mis soeng sulle tehakse? Keilasti soeng. Tehakse jah, väga lahe, vaatame, kuidas õnnestub. Üks, millele siin maal peab tähelepanu ilmastest juhtima on muidugi hügieen, selles mõttes, et meie inimeste õrnad seedimised naljalt seda kõike üle ei ela. Ja näiteks ostsime poest limpsi ja limpsi purgid tuleb ka pealt üle pühkida, sellepärast et näete, lihtsalt võib juhtuda, et teine hallitab natuke. Ja kui sa seda nüüd ei pane tähele, siis ongi tulemus see, et teed klõpsti suure januga purgil lahti ja ülejäänud reisi naudid 4 pisikese seina vahel ja puristad. See on elektriauto. Kus pool on planeet Maa? Hommikud siin Marokos on tegelikult räigelt külmad ja praegugi turist on lühikese varukaga ja kõik on jube äge, aga väljas on tegelikult 9 või 10 kraadi ainult. Aga õnneks on teada, et prognoos on soe ilm ja umbes kella 3 päeval peaks siis sooja maksimum saabuma, aga päikse käes on tegelikult juba mõnus. Ja otsime nüüd siis bussi, sest et me oleme kesklinnast ikkagi mingisuguste kilomeetrite kaugusel ja bussipeatuse leidmine olegi võib-olla kõige lihtsam, sellepärast et tundub, et nad ei ole absoluutselt märgistatud. Ja kui me nüüd oleme loogikast õigesti aru saanud, siis see ribakene, kus nad seal seisavad inimesed juba, peaks nüüd olema siis bussijaam ehk siis ühte märki. Buss siis sarnaselt Albaania ehk siis ei maksa essugi 40 senti on umbes siis meie eurorahas natuke vähem. Ütleme 35 senti umbes on bussipiret ja buss on ruumikas, rahvast on palju. Muidugi kõik on hästi kulunud, hästi nässu. See koht, kui ütleme seal bussijuhi käest piletit ostad, siis see raha alus oli ikka auklikult kulud, korralik raive. Aga muidu mina ei tea, nagu siin on kõik, ütleme, see liiklusvahendid ja kõik see asi on umbes niisugune, mina ei tea, 10 aastat võib-olla umbes meist maas, et eks see ühistransport samamoodi 10-15 aastat meist maas on. Aga samas ehitus käib ja sarnaselt jällegi nii nagu meie kogemus oli Albaanias ka siin, siis ma arvan, varsti on väga euroopalik ja mõnus ja äge. Et ehitus käib igal sammul ja inimesed on sõbralikud, natukene küll punnis silmadega vaatavad, et kes te imelikud inimesed siin olete, lumivalged, kahvatud ja väikest pole näinud hirmust. Aga tegelikult sellest midagi pole olnud ja kõik on alati sõbralik ja tore. Lihtsalt inglise keelt ei räägi, sellega peab arvestama. Nii põnev. Oleme siis Majorilli aias või ma ei tea, kus selle õige seal. Ja
nii põnev on, mina ei teadnud sellest maailmast mitte midagi, aga selle avastamine on täiega, isegi kui te ei tea sellest mitte midagi, siis see on äge, see on lahe, see on miski teistmoodi planeet, ma ei tea. Tõsiselt äge, mingi jõhkrad villad, $1 000 majad ja siis on pandud mööda käijatele selline armas kraan, kus sa saad tassikesega juua võtta. Töö käib nagu laeva köögis. Ei olegi üllatav kombel väga palju siin granaatõuna kohanud, aga nüüd siis leidsime ühe sellise mahlastandi ja põhimõtteliselt poolel, ei nüüd ei ole päris poolel, ma ei tea, 300-400 topsid. Granaatõuna mahla värskelt pressitud on siis umbes 2 euro tuuri, et mina andsin talle 3 eurot ja ütlesin, et me tahame 2 tükki, onu hakkas tööle, vaatame, kui suured saame. Imeline, ühesõnaga selline 2 suurt topsi 30 dirhamiga ehk siis alla 3 euro, nii et ja maitseb nii hästi, et tervis, kurat. Aga nüüd siis otsustasime tulla ka Marokos Mäkki ja kuna päris ausalt tegelikult kuidagi kõht tühi üldse ei ole, siis mina mingit erilist rooga omale ei valinud. Võtsin ühe sellise jääkohvi, ma ei tea, väga põnev näeb välja ja siis väiksed juustu, mingid nagutsad ja lapsele Mäkki siis lasteheine. Ja mis see lasteheine maksis? 4 või? Umbes 4 eurot oli lasteheine. Ehk siis selle riigi kohta kallis söök, aga muidu Mäki tavaliste hindadega võrreldes sama. Nii et nüüd krõbistame natuke nosida ja siis kimame edasi. Tunda on siin kesklinnas rohkem selliseid kerjuseid, pealetükkijaid, keda me siiamaale üldse kohanud ei ole. Nii et mina ennast siin kesklinnas nagu maailma kõige paremini ei tunne. Üks pull, mida kindlasti kannatab Marrakechis kogeda, on siis sellise kalessiga sõitmine ja meie selle tee nüüd ette võtsime ja meil on vaja siis ühesõnaga Medina Market on see koht, kuhu me tahame minna, sellepärast et seal pidi olema see äge pusa, mida lapsid kindlasti tahab omale Supreme'i kirjaga, pidi seal olema turu peal tükk odavam ja siis me mõtlesime, et tipa-tapa asemel, kuna meil on mingi 2 midagi kilti minna, et me siis võtame sellise mõnusa hobukakalõhnalise kaariku ja onu tahtis siis alguses mingisugune 200 selle sõidu eest saada, mis oli nagu väga palju ja nagu ikka siin kandis oled tubli, kui kaupled 60% alla ja oled natuke laisk, kui kaupled 50% alla. Ühesõnaga meie siis 100-ga selle sõidu kätte saime, ehk siis meie rahas umbes midagi 9 euroga ja tundub väga pull, sest liiklus on siin päris hullumeelne ja sõita siin vahel siis klip-klop hobusega on tegelikult väga lahe. Maalaäri käib täiega, ühesõnaga üks asi, mida kindlasti Marokos tuleb ära proovida, on värsked mahlad.
ja siin on siis näha, kui tahad siukest miksi, kus on igasugused kamarajõrrad, kohalikud asjad kokku pandud, siis väike tops euro, suur tops on 2 eurot, suur on siis poole liitrine ja kohe anti proovida, väga hea, kohe tulevad meile mahlakesed ja laps tahtis maasikamahla ja mina tahaks vist apelsini. Ühesõnaga, teeme omale mõnusad tervistavad smuutid ja ausalt öeldes süüa üldse ei taha, kui neid smuutisid ja mahlasid ja asju sisse libistad. Ei olegi söögisu ja mulle see täiega sobib. ربنا يعطيكم ونجيبها ونجيبها ماشي ديما 100 درهم في اليوم جميع القاي جميع الشكل تلبس اللون ما يتبان ونجيبها وجبالك الله وجبالك الله تبردينا 100 درهم كادو اليوم فرصة لباسية بأثمنة خيالية أثمنة رمزية 100 درهم تبردينا 100 درهم لي باسكيت 100 درهم ونجيبها كادو Väga põnevad värid, käsitööd igal pool. Näiteks siin tehakse, Nemmeke teeb siuksed laedad asju, taadika ukse peal müüb. Ja hästi paks, tugev materjal tundub selle pärast edasi pärandada lapselastele. Esimene hind, mis öeldi, on 10 eurot tükk, ehk siis ei ole väga odav, aga originaalsus ja tegelikult on väga lahe ja ma arvan, et kui natuke hinnaga vaeva näha, siis tuleb võib-olla poole jagu alla ka veel. 1,50 WC-s käimine. DJ Arni sitamaja. Ühesõnaga, nii tundu. Ühesõnaga, seal on siis niimoodi, et kui sa lähed vetsu, siis ega sulle paberit keegi ei anna, mis siis, et see on tasuline WC. Seal on üks lõvi, valvab igavese laia istumisega on ju. Ja tema siis käib kontrollimas, et kõik see vetsuvärk oleks ikka vahvasti kõik korraldatud. Vetsu minek käib nii, et antakse sulle väikese ämbrikesega kaasa vesi. Ja sellega tehakse siis kõik asjad puhtaks, nii, ja siis pärast, kui sa tuled oma boksist välja, selle sama ämbri sa viskad sinna plärtsti tühjaks, millega siis suurem asi voolab leenini jälgedest alla. Ehk siis on tõesti jäljakesed ja väike toru auguke seal põrandadel ja muud ei ole midagi. Tulime jälle oma lemmiksöögi kohta, kus me oleme kõik päevad käinud ja no kell on juba 9, pool 9. Jah, kohalik kell on pool 9. Ja mis seal salata päeva otsa smuutikesed ja mahlakesed, ega päriselt söönud ei olegi. Ja tulime nüüd sööma, tellisime lolliks ennast muidugi. Ehk siis mina võtsin omale seekord topeltomleti juustuga, sest see oli eile nii hea. Siis pizza margarita, mis me juba sõime ära, oli tuunikala panini, see oli imeline. Ja nüüd on meil siin katsul tuunikala pasta, mis on nagu jõhker pesukausi täis. Ma ei tea, kuidas selle ära sööb. Ja lapsele ikka friikad ja sööme kõhud täiega täis ja ma arvan, me läheme koju lihtsalt tiksuma, sellepärast et päev on tegelikult täiega väsitav olnud. Bon appetit! Tšau! Töö käib. Ühesõnaga oleme siis mõelnud korduvalt, et mõnes sellises sootsas riigis peaks proovima ära ka juuksuri teenuse. Ja kuidagi, ma ei tea, minu kiiks ma ei ole väga tahtnud, sellepärast, et kuidagi tundub, et äkki saatsid omale mingisugused täiukesed või midagi. No ühesõnaga, jah. Aga seekord leidsime niisuguse usaldusväärse juuksuri. Tööriistasid põletatakse puhtaks ja tehakse igasuguseid põnevaid toimetusi ja noh, ühesõnaga võtsime selle riski. Ja kui juukselõikus maksab meie rahas tubli 4 eurot, siis no see kõlab nagu maast leitud, nii et proovime ära, vaatame, mis välja tuleb. Nii, räägime natuke Maroko hindadest. Üks põhjus, miks me igasugustes sellistes põnevates riikides kolame, on sellepärast, et ilgelt odav. Tänane poeskäik, segumahl, mahlad on siin uskumatult head. See on vist virsik, jah? Virsikumahl. Siis vesi, sellepärast, et vett siin kraanist juua ei ole mõistlik. Kohalikud küll joovad
aga meie tundlikele tagumikudele võib see tuua enneolematud kiusatused kaasa käia seal kogu aeg. Siis Coca-Cola, steriliseeriv alati nii seest kui väljast. Siis antibakteriaal Wet Vibes, parim sõber sellistes riikides. Imeliselt hea jorpinitega apelsinimahl, ehk siis ei ole kontsentraadist vist või on, no mis iganes, jah. Siis mingid browni koogikesed, siis hommikuks väiksed biskviidirullikesed, siis lapse lemmik šokolaadijogurtid, siis 2 karpi kohvikapsleid, siis plastmast juustub suur pakk ja siis veel õuna, ananassi, no ühesõnaga tropical mahl ja siis näe, siin on veel lapse lemmikuid ja ühesõnaga see nassvärk kõik kokku maksis 18 eurot ja 30 senti. Nii et tõesti on võimalik odavalt läbi ajada siinmaal, aga mis muidugi peab ütlema on kütus jällegi ikkagi nii nagu igal pool, siis ka siin kütus on kallis, on mingisugune 1,40 umbes on liiter. Ehk siis selle käes vaevlevad nad kõik ja kui arvestada seda, et taksoga tund aega sõitu mööda linna maksis siis peale väikest pedukat 7 eurot, siis ma ei kujuta ette, kui palju sealt inimestel töötasuks jääb. Tõenäoliselt ikka mitte essugi. Ehk siis palgad on siin pisikesed ja see on võib-olla ka selline väike pluss, vaadates meie kõrgeid hindasid, mis meil Eestis on. Ükskõik kuhu maailma otsas reisile tuled, siis enamasti igal pool mujal saame meie oma raha eest rohkem, ehk siis hinnad on odavad. Ja nüüd paneme kõik külmkappi. Kohalikus pangaautomaadis on ülilahe gadget. Ühesõnaga sa saad valida, mis kombinatsiooni sa tahad, kui sa raha välja võtad. 200 või 400 või mis seal on, et selles võttes väga andeks lugu. Meil võiks samamoodi olla, mitte et valib ise, et annab sulle 1 500 000 ja kogu lugu. Kell on väga vähe. Kohalik kell on 7:36 hommikul ja me oleme juba ühistranspordis, mis tähendab seda, et me tõusime ikka ilgelt vara üles. Täna 6:45 oli äratus ja väljas on, mis see oli, 4 kraadi või? Oli 4 või? 4 kraadi. Ehk siis jumala külm on väljas, aga läheme siis tänasele vägevale seiklusele. Ja see on siis niimoodi, et meid küll lubati hotellist peale võtta, aga öösel veel kirjutati, et kas te saate tulla sinna kesklinna keskväljakule, mis on siit tegelikult jumala kaugel. Ja no hea küll, lähme siis sinna ja sealt siis läheme vägevale retkele ja peaksime me nägema siis vägevaid metsasid, mingisuguseid terrasse, siis on kosed, ühesõnaga kaamlisõidud ja kohalikud lõunasöögid ja igavesti põnev retk ja see on siis TripAdvisorit uskudes üks siis selliseid populaarsemaid tegevusi või vaatamisväärsusi, mida kindlasti siia riiki tulles peab külastama. Nii et lähme vaatame, kas 5 tärni arvustust 6000 inimese poolt on seda väärt. Medina turg hommikul vara on tegelikult kurb, õudselt kurb. Sest nii nagu siin selgub, siis need vaesed hobused, selline näebki nende elu välja. Öösel konutavad nad siin, päeval tuiavad mööda linna turiste vedada ja ööks pargitakse nad jällegi siia. Ja nii see eluring käib. Ja see hais, mis siin praegu on, mamma mia, tänav on märjaks kustud. Õnneks on enamikul kakakotikene pandud selja taha. See päris tänavale ei maandu. Aga hais on ikka hirmus. Päeval huvitaval kombel seda haisu ei olnud. Ja millisega lähme? Ma ei tea. Siin on täpselt korda mööda. Ilge ront ja niuke luks püss. Ilge ront ja niuke luks püss.
nii et ootame, milline meid peale korjab. Üldiselt käib asi siis nii, et tuleb buss ette, lastakse aken alla, öeldakse kõveras keeles su nimi ja siis need, kes reageerivad, need peale võetakse. Ja meie ootame ikka veel, kell on juba 9.02 ehk siis tegelikult pidime juba läinud olema, aga onu vahepeal helistas, ütles, et olge seal, me tuleme. No küll nad siis tulevad. Hello! Ja meie buss tuli. Saime bussi peale. Pean tunnistama, ma ei vaadanud, mis marki on. Aga iste on mõnus, mugav. Meil on jäetud tagumine pink. Ehk siis saame pere ilusti koos istuda ja kotipambud mahtusid ka veel ära ja ruumi on mõnusasti. Nii et oleme oma tõllaga täitsa praegu väga rahul, väga mõnus on ja lähme siis, ma arvan, et mägedesse. Keegi ei tea. If you like, no problem. Yeah. Väga põnev, ühesõnaga. Nüüd me oleme siis sellises Mägikülas ja siin on siis mingi selline hommikusöögi traditsioon ja toodi meile siis sellist lavashi-laadset asja või tegelikult on see pigem nagu naanist. Ja siis mingisugused õli ja messi ja siin pidid olema. Ja mingid mudrud, mille sisse saad oma naanikest kasta. Ühesõnaga, meil on kuskil siin maja katusel ja siin on päris põnev. Vaata. Täiesti pull lugu. Ühesõnaga, siin suvalise soga sisse on kõik need asjad laiali laotatud ja täiega tahaks siit osta mingeid lahtiseid küpsiseid või mingeid asju. Jõhkert tolmi Eesti sitta hais on õhus. Väga pull. See on täiesti siuke Kopli kontingent, ütleme 10-15 aastat tagasi, mis siia kõik kokku on tulnud. Ja väljas on jumala külm ja ikka neil on siin need kaltsud pea kohal, et jumala eest päike ei teeks sooja. Noh, ootad potti või? Potiki kohe tuleb. Tegelikult on väga põnev jälgida seda kohalikku möllu ja toidukultuuri. Ehk siis tuuaksegi mingisuguse hiiglama suure savipotiga, millel on kaaneke peal ja siis tehakse lahti, ja siis seal on mingi delicious söök. Saame näha. Riisi kohta võib öelda küll jah, et natuke siuke karrine ja muud maitset ei olnudki, nii et minu suuga kahjuks kokku ei käinud. Aga tomatid mulle, kurgid lapsele ja see naani moodi sai, tegelikult see ei ole enam naani moodi sai, see on ikka saia moodi sai, on imeliselt hea. Nüüd tuleb meil potike säriseb. Thank you! Vot, niimoodi tehakse siin maal süüa. Ja nüüd see vulkaan vajub vaikselt siit vaata pealt. Väga vägev, tõeliselt vägev. Ja arvestades seda, et kogu see trip maksabki mingisugune, ma ei tea, 30 eurot. Polnud sedagi inimese kohta ja selle sees on kõik sõidud, söögid, värgid, siis tegelikult on iga kopikat väärt. See on üliäge isegi. Kartulit saab. Ilgelt jah. Kartulit saab veel. Ühesõnaga, see kartul meenutab natuke meie tuhakartulit. Oja, võta, ampsti. Ja siin pottehitise seest tuleb välja siis ikka väga korralik kogus kana, jõhker kogus kana. Ja see on tõesti suurepäraselt valmistatud, imeliselt maitsev. Ja enne ma natuke ajasin kädu, et kõik on hinna sees. Tegelikult on nii, et lõuna tuleb juurde maksta. Vähemalt seal infos nii oli. Ja lõuna on siis 6 eurot per inimene.
ja kui me alguses olime seda meelt, et meil on oma snäkid kaasas, et pole vaja mingit lõunat sind, et kohalik söök, mine tea, kas söödki enne, siis praegu ei ole mingit küsimust. See on nii äge, see on nii hea, see on nii autentne. Sööme ja kiidame. Täiesti crazy, nagu super äge, siuke asi. Värskelt pressitud mahla klaasitäies on 1 euro eest, ehk siis ma ei tea, see on maapealne paradiis, see on mingi täitsa crazy lugu, mis siin toimub. Aga muidu on põll või? Jah. Väga hea, väga hea. Üks on ema seljas, üks isase seljas. Ossa, kus nüüd võttis hoogu üles? Mulle Eesti päris mõnus on ka. Tere hommikust. Tere hommikust. Meie tänane hommik on väga põnev mitmel põhjusel. Esiteks sellel põhjusel, et me läheme seiklema, me läheme otsima ookeanit, milles meie käsi pole veel käinud. Ja teiseks on põnev see, et meil ei ole elektrit. Just ühesõnaga väljas on polkeks, väga mõnus. Ja meie saime oma bussikese peale, mis on umbes samasugune nagu eilne. Ma ei teagi, mis parki meil täna see on. No, kahkiste ja kõik need, mis said natuke lõsakile kõlasta. Ja sõit peaks meil siis kestma umbes 3 tundi. Ja iga tunni tagant tuleb siis väike peatus ka. Kuni on natuke veel, aga väga mõnus on kõik. Ja läheme siis mere äärde, või siis ookeani äärde. Ookean on liige praegu. Ja seal meil on siis väike tund-poolteist mingi tiiruke ja peale seda antakse meile siis 3 tundi vaba aega, mis kindlasti saab olema põnev. Ühesõnaga oleme siis Kitselaudast. ühes põhimõtteliselt 2 piirkonnast, kus siis need argani või argaania puud kasvavad. Ja no see on ikka pullvärk. Ühesõnaga, mina ei tea, mis vägi neid kitsesid sinna puu otsa turnima ajab. Ilmselt peab kõht tühi olema, aga täpselt nii see asi käibki, et kitsed ronivad mööda puuoksi ja lihtsalt jõhverdavad seal neid marju. Või on pähti, kui mina pole ka aru saanud. Aga no see on täitsa kummaline lugu. See on täitsa asi, mida peab nägema. Ja nad ei ole siia nagu pandud puu otsa, vaid nad reaalselt ise ronivad, ehk siis siin nagu see argani piirkond või argani puude piirkond hakkas, siis on iga natukese maa tagant näha sellised puud, mis on silmini kitsesid täis. Ska har man en grande ligger med price first. Mu lemmikkala on. Nüüd hakkab jõudma turu peale ja see on ikka kehe märk siin. Tänavamuusik Mikk on siin. Ühesõnaga, tänavamuusikud, soodsamad hinnad pidid olema kui Marrakechis ja pidi olema ka vähem sellist peale surumist. Ja linnake ise siin siis loodud meie kalendri järgi aastal 1624, nende kalendri järgi siis 1124. Ja avastame seda nüüd siis täiega. Jama on maja. Vaenlane otse ees, 60 meetrit. Kas oleme valmis tulistama? Tull! Kuraki! Ühesõnaga siis väga kuulus koht, mida on näiteks droonide mängus ja igal pool põnevates sõjafilmides vanaaegsetes kasutatud. Ja siin on siis ikka sellised
päris vägevad kahurid ja kõik nii nagu see asi siin siis kunagi välja nägi. Nende kahurite suur miinus on see, et hoolimata sellest, et nad on päratu suured ja vägevad ja võimsad, nad lasevad 60 meetrit ja rohkem ei mitte midagi. Mis tähendab seda, et reaalsed laevad või asjad siia nagu sellesse ulatusse ei jõuagi, nad ei saagi tulla. Aga põhiasi, mis pidi siis olema, on see müra, mis siis tekib, kui kahur laseb mürraki. Et siis see müra on see, mis peaks siis vaenlased eemale peletama. Ütleme nii, et vanasti arvasin kahuritest rohkem. Liigume, sõdur, saime pihta. Üks huvitav asi siis selle pistamise kultuuri kohta on see, et näiteks ustel on kaks siis nii-öelda koputat. Ja see on siis nii-öelda Fatima käsi öeldakse selle kohta, mida siis ka sümbolina kingitakse vastsündinutele. Ja miks neid koputeid on siin kaks, on siis see, et see nii-öelda Fatima käsi, selline õrnem, kergem, on siis, mida kasutavad naised. Ja siin üleval siis selline tugevam, robustsem, näha on, siin pole ammu mehed külas käid, see üldse ei liigugi. Seda kasutavad siis mehed, ehk siis kui koputatakse uksele, siis kuuled kas kõk või põmm. Ja vastavalt sellele tuleb siis ukse peale kas naine või mees, kas uksele koputab naine või mees. Nii et väga põnev, aga liigume edasi. Vanas antiiksis külas veel huvitavat on see, et kui olla tähelepanelik, siis me saame aru tegelikult, kes millises majas justkui siis ajalooliselt elanud on või täna elab. Ja näiteks siin me näeme siis sellist merekarpi ja merekarp siis tähistab seda, et see on kaluri kodu. Ja me võime nende uste peal kohata ka näiteks hobusrauda, mis tähendab, et tegemist on siis sepa koduga. Me võime kohata viljapead, mis tähendab, et tegemist on siis nii-öelda põllumehega. Ja ühesõnaga nendel vanadel ustel, mis siis säilinud on kõigil siis mingid sellised sümbolid, mis meie jaoks tunduvad lihtsalt juba ilus on. Aga tegelikult on nende kõikide asjade taga oma lugu. Nii meie ookeanite nimekiri, kus me käinud ei ole, jääb järjest lühemaks. Ja siin terendab Põhja-Atlandi ookean. Ja elus esimest korda saame katsuda näpuga ära Põhja-Atlandi ookeani. Soodusmüügi buffet, kõik asjad 4 eurot ja sagimine käib nagu sipelgapesas. Turuelu at its finest, vägev. Läksi vaatro, iga päev. Loomad elutoas. Mingi vürtside asjade poest. Makaroni ja värki siit võib osta ja mõni makaron võib olla natuke veidra maitsega, kui see on linnukese poolt sinna tehtud. Siis kui turutänavad jäävad kitsaks ja võõrast inimest enam näha ei ole, siis läheb minul silm särama alati. Sellepärast, et need ehedad kohalike urud on minu arust alati kõige suurem seiklus. Mingisugused tegelased remondivad sikleid, kõik on ökane, naeruväärselt odav. Kass magab leti pea, siuke ehe kohalik elu. Pizza margarita hind on 10 dirhemit, mis tähendab, et see on alla 1 euro. See on nagu see, mis on siis need kohalike päris õiged hinnad. Nii, pizza tellitud, läks mingi 10-15 minti ja kenasti käes. Kastmed on kaasas, kõik on nummi-nunnu. Ja arvutasime siis täpselt välja, et 20 dirhemit tänases kursis on 1,80 ilusas Italiano karbis ja järjekorra lõppu ei paista. Nüüd siis vaatame, kus me saame natukene veel kohaliku sularaha juurde ja otsime midagi juua ja pistame pizza sisse ja kimame mööda turgu edasi. Suur osa ajast turu peal
kulub selleks, et lihtsalt mingites inimummikutes tiksuda. Ja mina arvan, et põhipõhjus on selles, et siin on väga palju mingeid mootorrattaid, siis on need kaupmehed koos oma kärudega ja kõik see joga kokku ummistabki selle tänava täiesti ära. Nii et mõnus õhtune tipptund ja ega siin liikuda väga ei ole võimalik. Aga naljaks on see, et kõik on nii lühikesed, et mina näen neist rahulikult siin üle peade. Ja eks selle võrra rohkem vaadatakse meid ka kui mingeid imelikke turiste, kes on 2 meetrised. No vähemalt mina. Marrakechi turg kannatab külastada. Ja nii kaugele, kui silm võtab mõlemal poole. No üle kilomeetri kindlasti. No nii, kuidas on õhtuse turu emotsioonid? Mul oli tasuta henna. Nii, enne kui jõuad midagi öelda või mõelda, juba tädil oli käpp küljes, juba hennapläga käe peal. Lõugame, et ei, me ei soovi, teda ei huvita, tema juba maalib. Ma ütlesin, et sa ei saa selle eest ju raha. Ja siis lõpuks, kui tehtud sai ja selgus, et ta ei saagi selle eest raha, ütles ta mulle, sa oled paha mees ja jalutas minema. Ühesõnaga, see õhtune turg on siin ikka, see on meeletu. See, mis siin päeval oli paras kaos, on nüüd asendunud mingi, ma ei tea millega. Siin on 1 000 000 inimest, meil läks täielikuks rüseluseks vahepeal siin, ma ei tea, see nii kaugele, kui silm võtab, on ainult üks laulupidu. Ja kõike sulle pähe määritakse, kõik üritatakse maha müüa, igal pool lennutatakse mingeid junsukesi, et laste tähelepanu saavutada. Ostsime ka meie selle vidina, mille me kunagi kuskilt Itaaliast juba tegelikult ostsime ka. Ja onu üritas siis selle eest saada 10 eurot. Ma hakkasin naerma, ütlesin, et see on absurd. Ja lõpuks, kui ma talle siis maksin selle eest, isegi liiga palju maksin 90 senti siis eurorahas, siis ta ütles, et ma olen uskumatu. Andis selle mulle näppu ja astus minema. Aga õhtune melu on jah siin tõesti täiesti crazy. Ja kuna meie pere noorematel liikmetel on sellest õudselt kopp ette saanud, siis me vaikselt suundume oma Marrakechi viimasel õhtul majutuse poole. Ja kokkuvõttes me võime selle reisiga olla ikka täiega rahul. See on olnud tõeline elamus, tõeliselt äge. Ja järgmine satelliit juba tuleb, üritab jälle midagi toppida. Õnneks neile see filmimise värk ei meeldi, nii et see neid tavaliselt veidi peletab eemale, kuigi mõni tuleb ka raha küsima. Aga lennu kohta võib siis öelda nii, et hommikul vara lubas siis perenaine meid viia ilusti lennujaama ja saame sellele reisile joone alla tõmmata. Ja lendasime me siis taaskord Kiwi.com abiga, mis on saanud meie viimaste reiside kõige suuremaks lemmikuks, sellepärast et Kiwi.com teeb ise sinu eest ära check-inid ja hinnadki on väga soodsad. Nii et kindlasti soovitame Kiwi.com äppi kõigile ja sealt saab siis otsida ka otse igasuguseid odavaid lendusid. Aga tihtipeale siis soovitavad seda ka mu Mondod ja muud põnevad lehed, kes vahendavad siis soodsaid reise. Nii et varsti jõuame koju, väike uni ja meie nädalake Marrakechis saabki läbi. Tere hommikust. Ühesõnaga meie Maroko liikluspuhkus on selleks korraks läbi, peaaegu. Ja oleme siis hommikul bussijaamas ja ootame bussi, et minna lennujaama. Ja muidugi meie check-out korterist oli paras nali. Ehk siis eile õhtul kirjutasime selle korteri omanikuga, et hommikul 7.30 meie peame minema, siis näeme. Tema ütles, et näeme ja 7.31 ma siis kirjutasin talle, et kus me võtme paneme, et kas ma jätan võtme sisse poole, mille peale saatis ta mulle 2 pikka häälsõnumit prantsuse keeles.
ta vist oli ära unustanud, et me prantsuse keelest mõhkugi aru ei saa. Niisiis jätsime võtnud tuppa ja tulime tulema, midagi teha pole, sest et buss tuleb krabada ja lennujaama minna ja väljas on 1 kraad sooja. Tere tulemast kõrvedele. Aga igatahes on olnud äge ja ma loodan, et meie tagasilend saab olema ka tõrgeteta tore, mugav ja vahva.